tervitus! Tšau kõigile! Ütlesid tšau. Väga tore, väga viisakas sinust. Aga üldiselt on siis asi niimoodi, et ma pole nii kaua vloginud ja ausalt öeldes ma ei oska enam millegist filmida. Ja äkki teile meeldib nagu, kui ma võtan teid lihtsalt kaasa, näitame, mis me nagu päevast teeme, sellepärast, et ma nagu lihtsalt ei tule ühelegi ideele, mida filmida. Seega, kui teil on mõni idee, siis pange siia kommentaaridesse kirja, mida ma võiksin filmida, mida te tahaksite näha. Aga täna meil siis Roveniga on plaanis selline asi, et me käisime perearsti juures ja kui te teate, siis meil on märtsikuus on keelekida lõikus, meil on all keelekida, mida sünnitusmajas ära ei lõigatud. Ei tea, mis põhjustel, aga nüüd me oleme siis aasta pooleteisene. Ja märtsikuus on meil siis keelekida lõikus loodetavasti, eks ole. Aga jah, me käisime perearsti juures ja siis perearst soovitas meil nagu enne minna siis ka logopeedi juurde, et ilmselt me pärast peame ka logopeedi juurde minema, aga noh, mida varem me alustame, seda parem. Jah, lähme vaatame, mis see tädi teeb. Et võib-olla ma saan siit kuidagi aidata, sellepärast et Roven nagu eriti sõnu praegu ei ütle. Ta ütleb küll rohkem, näiteks kui me ütleme näiteks komm, siis ta ütleb nagu näiteks hästi tasakesi. Ja emme ta ütleb hästi vähe ja issi ta ütleb ka nagu väga vähe. Seega ütled ka kutsa kohta vahepeal harva. Aga see on ka kõik. Aga küll tuleb, on ju, aga täna me oleme siis logopeedi juurde, kuhu me ilmselgelt jääme täna jälle hiljaks, kuna mul on vaja vlogida viimasel minutil. Seega paneme autole hääled sisse ja lähme. Aga me peame teisele poole minema, Roven. Teisele poole peame minema. Sinna lähme trepist alla. Jooksuga niimoodi. Näita, kuidas sa sööd, pulgakomm. Näita, kuidas sa sööd. Niimoodi. Okei. Igastahes meil on nüüd logopeedi juures käidud ja kõik oli hästi kokkuvõttes, et nagu midagi ei ole viga. Ja tagasi me peame tulema alles siis, kui ta on kuskil 3-aastane, kui ta pole ikka nagu suutnud mingisuguseid sõnu öelda, aga seal koha peal siis ta näitas erinevaid neid kaarte, kus olid siis pildid peal ja sellised pusleloomad ja siis ta pidi selle puslelooma näiteks puu otsa panema või ta pidi selle näiteks autosse panema, et ta nagu kaelkirjak läheb autoga sõitma või kaelkirjakul on kõht tühi, et siis ta pidi selle õige kaardi peale panema ja siis pidi seda pusleloomakesi siis õigesse pesse panema, et sellega ta sai ilusti hakkama ja nagu kõigest saab aru, et selles suhtes ta ei näinud nagu probleemi. Ja siis seal enne seda vastuvõttu oli seal ka, kas see oli füsioterapeut või? Ma ei tea. Aga igastahes ta uuris ka nagu, kuidas meil sünnitus läks, kuidas see areng meil toimus, et kas oli mingisuguseid komplikatsioone sünnitusel, et nagu võib-olla mis nagu seda kõnet pärsivad, aga meil on nagu kõik korras olnud. Ja siukseid adenoide nagu nina, kõrva haigusi meil pole üldse olnud. Meil on kõrvad täiesti terved olnud. Nohu meil on suht harva olnud ja ühe korrad on nagu palavikus ka olnud. 1 päeva 38 palavik oli. Et on väga tubli poiss olnud, väga terve, jumal tänatud. Jumal tänatud. Et jah, et vaatame, kui see keelekida lõikus nüüd tal ära tehakse, et siis harjutame neid häälikuid edasi ja vaikselt läbi mängu. Tšau, küpsise varas. Sa panid ise need tuuri vanaema kapist. Küpsised. Näita, mis sul käes on. Küpsised ja panid tuuri. Aga me oleme siin väikses toas vanaema juures ja meil on Roveni voodi siin igaks juhuks, juhul kui me tahame siia lõunaunne jääda näiteks ja siis meil on siin diivan, talle hullult meeldib siin mässata niimoodi. Ma ei tea, talle täiega meeldib siin toas olla. Võt, aga meil on siuke hästi armas
dressikomplekt, ma tegin Instagrami postituse ka, see on siis, mis asi see on see? Elitra on täpsemalt selle nimi ja see on nii armas näeb välja, seal olid erinevaid värve, halli, musta, tumesinist, aga ma tahtsin talle sellist suve kostüümi rohkem, et muidu on kõik riided mustad ja siuksed hallid, aga siis on midagi värvilist ka ja see on nii armas ja see on nagu elusoe. See on nagu siukse hästi pehme fliisiga siit seest ja siis püksikesed on nagu hästi kõrge selle värvliga, et siis talveperioodil on siuke selg ka soe. Kuidas sa sööd? Ammustasid kaamerat ja sealt saab pilti teha, vajutad sinna nupule niimoodi ja ja siit seal on kaamera ja see on flip screen, ütle Roven, flip screen. Aga me jõudsime koju ja ma panin Roveni kohe magama ja siis ma läksin ise ka magama. Aga ta magas täna 2 tundi ja 20 minutit. Appi kui hea see on. Selles suhtes ta magab tavaliselt mul 1,5 tundi. Ja kui ta väiksem oli, siis ta magas ainult 30 minutit mul kusjuures. Seega 2 tundi ja 22 minutit on nagu super. Roven, emme ütles, et seda ei tohi puutuda, sinna võid lehvitada. Sinna lehvitatakse niimoodi. Naasklikott. Ja ma ei tea, kuidas teistel emadel on, aga näiteks minul tuleb täiega uni peale siis, kui Roven läheb tuttu. See on ka mingi 1,5 ja 2, seega ma tavaliselt magan koos temaga, sellepärast, et ma olen selleks ajaks suhteliselt läbi omadega. Kas sa nüüd solvusid emme peale ja et emme ei lase sul puutuda kaamerat? Aga ma ei mäleta, eelmine kord ma vlogisin, et kas ma tõesti ei õppinud sellest midagi, et koos lapsega mitte vlogida. Et sellest tavaliselt ei tule midagi head välja, aga ma üritan. Nüüd on nali, jah? Nüüd on nali. Nüüd me ärkasime, mis meil nüüd siis plaanis on? Absoluutselt mitte midagi ei ole täna plaanis. Näita, mis sul seljas on. Selline kombekas. Ma ostsin talle. See lihtsalt nägi nii armas välja. Ma ostsin selle sealt Facebooki grupist. See on 92 suurus, see on talle tegelikult suur, aga ma ei saanud seda sinna jätta. Näita, kui nunnu sa oled, Roven. Väike pätajälg. Kas me lähme mängumaale või? Aha, okei. Tegi sellist hirmsat häält või? Saaks midagi kätte ka. Kas me saame auto kätte või? Uut tuleb. Roven, me saime auto. Me saame veel ühe korra. Kas me saame veel ühe auto? Ei ole võimalik. Mida hekki? Mida hekki, Roven? Me saime sellise auto. Jumal äge, Roven. Siis me saime sellise kassaaparaadi. Veel ägedam. Ja siis saime veel ühe auto. Okei, see on mu uus lemmikkoht. Ärge keegi teie siia tulge. Muidu te võtate kõik mänguasjad ära, ja paneme selle patti, sellega saame mängida. Õhtu on meil sisustatud, appi see mask katab mul terve näo ära. Varsti ei näe ka enam. Roven, kas me lähme nüüd autodega sõitma või? Siin on selline väikene mängumaa Lõunakeskuses. Mängumaa. Mänguaparaat, mingi appi see mask nagu, halloo. Tere. Nii. Siin on igast loomad ja legod ja saab istuda, immed saavad istuda ja siin on selline mängumaja ka veel. Sina tahad ka nüüd kohe batuudile minna, kui suur poiss on batuudi peal. Roven, aga sa ei saa minna, sa oled natuke pisike niimoodi. Aga ikka lähed, on ju? Okei. Roven. Praegu ei lähe, meie ootame. On äge või? Jah, aga me peame ootama, me ei saa minna sinna praegu. Jah, korda mööda. Oota.
hüppab nii kõrgele. Näita, mis sa oskad nüüd. Näita, tee järgi. Niimoodi. Ai, emme tee voogu. Nii. Ma ei tea, mis see siis on. Nii nunnu. Appi. Jumala või? Oota, tepu ees. Saaks ise ka maha, siis aitaks mind ka keegi on ju. Ei. Appi, kuidas mul see mask on? Ma oleks nagu... Ma ei tea, kes siis. Vaadake, milline mu veel. Näe. Issi tegi selle lumememme ja siis keegi tegi selle ja siis tehti siia kolmas lumememm ka. On nii, ja siis me vanaema juurde tuleme, siis me kogu aeg ütleme lumememmedele tšau ja lumememmedele ütleme head ööd ja head aega. On niimoodi. Aga ütleme tuppa vanaema juurde sööma, sest meil on kõht hästi tühi. Said kõhu täis ja hea lebos olla siin vanaema juures ja on niimoodi. Ja nüüd emme peab vedama. Emme peab vedama. Vaibaga. Appi. Appi 13 kilo. Kus sa oled? Kus sa oled? Nii, lähme. Ja sõitu. Kuule, rullbiskviit. Tee muti. Muti. Ja ma tahtsin näidata tegelikult neid kahte kombekat. Mul on see uus siis Rodiini oma, mis on 92 suurus ja siis on see Molo oma, mis on 86 suurus. Aga ma tahtsin näidata neid kõrvuti. Ja ma mõtlesin, et ma näitan nagu plusse. Okei, sa räägid kassiga. Ma tahtsin näidata nagu plusse ja miinuseid, mida ma nagu kohe olen nagu märganud nende kahe kombeka vahel. On esiteks see, mis mulle selle Rodiini puhul eriti meeldib, et siin on sellised pikad varukad sees. Jah, see on Manju, kes kräunub. Siin on pikad varukad, mis hoiavad nagu käed ilusti soojas mõnusalt. Ja mis selle puhul oli veel? Muidugi see, et see näeb üliarmas välja ja siin on see karv on nii mõnus ja ma ei tea, tundub nii mõnus. Selle Molo kombeka puhul, mul on siin need taskurätikud, lastehoius nad panevad siia need nina nuuskamiseks. Aga seda Molo kombekat ma tahtsin ja siis seal Facebooki grupis müüdi ja siis ma võtsin nagu kiiruga talle õige suuruse, aga Kiisu läks kappi ja aga kuna ta oli siuke natuke lillakas ja niimoodi, siis ma mõtlesin, et nagu võiks midagi poisilikumat olla. Vot niimoodi ja. Aga mis mulle selle Molo puhul eriti meeldib, on see, et see on 2 lukuga. Seda on palju mugavam selga panna kui seda Rodiini omat. Siin peab natukene rohkem nagu mässama teda siia toppima. Jah, Roven, aitäh abistamast. Molo puhul meeldib mulle rohkem ka see, et siin on all see kile jalgade jaoks ja siis saad peale tõmmata. Kas see on kõik kord? Okei, tšau! Aga sellel Rodiinil nagu ei ole, et siin on nagu selline suurem ava. Et ma mõtlen, et kui ta suurem on ja suuremad saapad tulevad suurema ülaosaga, siis on nagu jällegi parem neid siia sisse mahutada, on ju. Ja varukatest sellel Molol ei ole siin ka seda pikemat osa. Aga samas see Molol on see selgapanek on palju kergem. Aga soojuse poole pealt... Oota, emme näitab siit seda veel. Siis lähme. Soojuse poole pealt, ma ei tea, mulle tundub, et nad on sama soojad. Võib-olla see sääre osa natuke sellel Rodiinil on nagu paksem. Jah, on küll. See jalgade osa on kindlasti siit seest natukene paksema voodriga ja siin on muidugi taskud ka, mis on võib-olla nagu asja
asjalik. Rodiini kombekal võiks olla see lukk 2 lukuga, siis oleks see nagu ülisuper. Kuigi need molo omad on ka jumala ägedate mustrite ja asjadega. Aga samas, kui ma peaksin nendest ühe valima, mis on nagu mugav, on see molo oma ja Rodiini oma on umbes siuke nagu rohkem nagu fancy. Ilmselt sellest tutvustusest ei olnud väga palju kasu mitte kellegile, aga võta või jätta, palun. Kes need 2 pontsikut on? Kes on siin? See on Bibi ja Sannu. Tšau kõigile. Ema on need vist Soomest toonud, et vaadake kui nunnud nad on. Vaadake kui nunnud. Tšukke. Bibil on natukene suurem kostüüm. Nii. Teeb limps sulle ja. Bibi, kas sul on kõik korras või? Kas sul on kõik korras? Jaa, niimoodi. No okei. Jah, niimoodi, ettevaatlikult. Nii külm on, aga me oleme tänaseks juba ette valmistunud. Vanamaa juurest leidsin selle jope, mis on muidugi krae on megamust, ärge pange tähele, aga mul on megasoe olla. Vaadake, kui suur see on, ma olen nagu Michelin. Hello! Ja mul on siis pükste all püksid ja siis peal on veel suusapüksid ja ma täiega naudin, nagu nii hea soe on väljas. Miks ma varem pole nii soojalt käinud? Ruffi! Kas me oleme poodi? Täna on pühapäev. Tegelikult ma mõtlesin, ma lõpetan eile vlogi ära, aga kuna läks nii hiljaks ja toas on nii pime, siis ma lihtsalt ei hakanud seda halva kvaliteediga videot filmima. Ja täna ma tahtsin nagunii natukene rääkida, mul läks meelest sellepärast, et jah. Aga ma tahtsin seda rääkida, et me käime ju Roveniga lastehoius. Roveniga käime lastehoius juba üle 2 nädala oleme käinud ja tal läheb päris hästi algusest peale. Vahepeal ta nüüd viimasel ajal on läinud sinna väikse jonniga, aga kasvatajad ütlevad, et ta läheb see hästi kiiresti üle. Ja ta on nagu hästi tubli, tegeleb, üksinda tegeleb teistega. Kui mingi jonn tuleb, siis see läheb ruttu üle, nagu ma ütlesin. Ja nüüd ta on nagu 2 päeva jäänud nii kauaks ka, et ta on siis lõunasööki söönud. Et siis ma viin ta 9:30 sinna ja kell 12 umbes lähen järgi. Et niimoodi 2,5 tundi umbes on ta seal. Et minu jaoks on see nagu ülihea. Ma olen nii tänulik ikkagi. Et ma saan nüüd oma aega natukenegi. Et ma saan vähemalt poes käia, mingid vajalikud asjad osta. Et minu kui ema jaoks, kui minu ise enda jaoks see on nii hea aeg, nagu et ma saan kas või puhata või ükskõik kus käia, et ma olen nii tänulik lastehoiule ja pluss muidugi ma saan siis filmida, videosid teha, ükskõik mida mul on vaja teha, et see aeg on nii kvaliteetne, kui ma saan ilma Rovenita olla. Anna andeks poja, aga tõesti, emmedel on seda oma aega ka vaja, et me saaksime oma asjadega ka ühele poole kunagi, eks ole, kes see mõistab mind, kes mitte. Ja siis ta käib 4 korda nädalas. 4 korda nädalas, siis on üks vaba päev ja siis muidugi nädalavahetused on ka vabad, et saame emmega igal pool käia. Roven on ilusti siin kõrval mul. Vaatab nagu, mida äkki? Jälle sa vlogid. Ma ei tea, ma tahaksin midagi veel rääkida, aga mul ei ole midagi teiega rääkida. Roven ka ei räägi. Roven, kas sa räägid midagi või? Kas sa tahad midagi Eesti rahvale öelda? Tahad või? Ahoi, kopranud või? Ahoi, kopranud. Aga kuidas teeb part? Aga ma arvan, et ma lõpetan siis selle vlogi ära, see läheb muidu liiga pikaks. Ma tänan, et te vaatasite meid ja et kohtume järgmisel korral ja ma loodan, et teile meeldivad need videod, kus me Rovuga siis seikleme. On nii või? Nii et tšau! Kas sa teeme meile muusika või?